Ahv Albert ja apelsinid. Oli tavaline teisipäev, kui mööda džunglit kõndis seiklushimuline ahv Albert. Ta ei saanud mõtteid eemale vanaisalt kuuldud jutust, et apelsinid on parimad puuviljad maailmas. Nii magusad ja mahlased. Kui vanaisa oli alles väike ahvipärdik, oli ta neid ükskord linnas maitsta saanud. Albert suutis mõelda vaid apelsinidest ja otsustas ette võtta teekonna linna. Albert kiikus rõõmsalt mööda puid, kuni märkas päikese all säravat laia jõge. Jõe ääres istus Alberti sõber, alligaator Anni. Kas aitad mind jõest üle? Palus Albert. Anni oli rõõmuga nõus. Teisel kaldal lehvitas Albert hüvast jätuks ja tormas linna poole. Ületada oli vaja üks autotee. Õnneks oli sellel kellaajal autosid vähe, kuid sellest hoolimata oli Albert hästi hoolikas ja vaatas teed ületades nii paremale kui vasakule. Albert jalutas mööda linna, aga apelsine ei paistnud kusagil. Peagi jõudis ta äärelinna ja seal ühe maja aknalaual märkas ta suurt kaussi apelsinidega. Ta hüppas kohe üle valge aia ja tormas maja poole, kuid siis jäi järsku seisma. Ma ei saa minna ja võtta kellegi teise apelsine. See oleks varastamine. Kuna apelsinid tundusid jätkuvalt ülimalt ahvatlevad, otsustas ta julguse kokku võtta ja koputas maja uksele. Majas elas arst Ahti. Albert rääkis talle oma soovist apelsini maitsta. Ahtile avaldas muljet ahvi ausus, et ta oli apelsine küsima tulnud, mitte neid niisama ise võtnud. Ta andis ahvile apelsine kaasa ka, et ta saaks neid džunglis sõpradega jagada. Albert jõudis rõõmsalt džunglisse tagasi koos apelsinidega. Vanaisal oli õigus. Need olid väga maitsvad. Siis meenus Albertile, et vanaisa oli rääkinud ka ananassist. Huvitav, kuidas see võiks maitsta.